Tere hommikust. Kell on, ma ei tea palju kell on. Kell on 10:40. Eero tuli äratas mind kell 9:50. Selleks hetkeks oli meie Lidl missi olnud üleval tund aega ja nad olid hänginud, aga oli söögiaeg juba, mida ma kapsin pesas. Eero valmistas mulle senikaua hommikusööki. Ma proovin esimest korda nüüd ära gluteenivaba saia, mida ma olen pikalt tahtnud teha, aga hind poes ei ole väga laskunud ja siis ma olen lihtsalt maisileibasid nasinud circa 3,5 nädalat. Aga kuidas meie öö läks, me katsetasime eile esimest korda siis seda, et ta ei ole siin 2 tundi elutoas. Eero on kahekesi samal ajal, kui ta röögib nutta ja pudelit ei võta ja mitte midagi ei võta. Ehk siis me kartsime, et tegelikult võib-olla see hea ööuni 2 ööl oli tingitud sellest, et ta lihtsalt nagu röökis need 2 tundi ja väsitas ennast võib-olla nagu ära. Siis eile ma mõtlesin, et ma vaatan, kas ta ka minuga nutab. Jah, ta nutis täpselt sellest õigest kellaajast nagu Eerogagi, aga selle vahega, et ma panin ta endale siis kandelinasse, läksin kottpimedasse tuppa ja hüppasin palli peal ja lihtsalt maru kõvasti tegin. See on jälle mingisugune info, mida ma eile siis YouTube'is kuskilt videost nägin. Toimis hästi, ta jäi mul magama, ta magas mingisugune 0,5 tundi kõhu peal ja siis selles mõttes aitas ka natukene see väike aken. Ja siis ta ärkas, me tegime talle vanni, me läksime voodisse mingisugune 10:50 äkki ja siis sinna tulid jätkuvalt tema 2 ilusat pikka und, et ta sööb selline 3:30 paiku. Vot, aga ma nüüd söön ära ja siis enam-vähem vaatan, mis meil täna üldse plaanis on ja proovin siis meie päev beebiga filmida nüüd 3 nädalat hiljem, kui ma seda actually plaanisin teha. Alexander, say hi to vlog. Mida? Say hi to vlog. Hi vlog. tere, Stiivi. Ui. Normi asju aega. Jep. Ja siia kaisu moment jookseb 1:50 kõhu peal. Nii et võib-olla tuleb juba kalendrisse märgitud see arenguhüppe nädal järgmiseks nädalaks. Nii et vaatame, kuidas sellega läheb, kas me jõuame järgmise nädalani üldse. Kell on vahepeal saanud juba 3:45, umbes täpselt 0-sse oleme tehtud saanud, sellepärast et selle asemel, et magada oma tavapärane 3 tundi siis pesas, nagu ta seda teeb päeva alguses, siis nüüd tund õnnestus saada tal seal magada. Ja läks natukese aega, kui ma sain aru, et ta ei ole tegelikult nagu ärkvel ja ma panin ta endale kandelina sisse ja siis ta seal magas ligi vist 3 tundi. Niimoodi, et ta oli 4 tundi söömata, ehk siis järgnes selline 30-minutiline sessioon. Aga nüüd ma sain lõpuks ise hambad pestud, me saime köögi enam-vähem korda, saime lõunad söödud. Alexander hakkab trenni varsti minema. Ja mina tahaks temaga õue sättida siis kuskil selline 15-20 minuti jooksul, et siis peaks tal olema selline hea 60-90 minutit see ärkvel oleku periood. Lähme mingile tiirule, päikest ei ole juba mitu päeva näha olnud, küll aga on kuiv asfalt, nii et see on kõik, mis me ka taga ajame siin nendel päevadel. Aga esimeseks peatuseks võiks olla kindlasti Lidl, sest ma nägin, et alates tänasest on Lidlis maasikad, poolkina maasikaid 1,99. Vaatame, kas me oleme hiljaks jäänud või me siiski saame midagi. Nii et hakkame sättima. Nii. Ehk siis sulg on linnutiiva osa. Sulg ei ole linnutiiva osa.
Mis on linnutiiva osa? See ütleb linnu... Aga see on see sõna, mida hääldatakse teistmoodi. Sulg on see teine asi. Mis linnutiiva osa on? Sulg. Sulg, jah. Ja siis on sulg, mis on siis kas tõke või aedik. Ma ei mäleta, mis see kolmas sõna on. Aga kirjavahemärk ka? Mis mõttes? Kirjavahemärk on sulg. No ma ei tea, see on ütleb tõke, aedik ja siis mingi kolmas sõna. Okay. Siis on hall, mis on avaresik ja värvitoon. No nii, omajagu aega on juba läinud mööda. Nagu ikka, see lapsega uuetulek on selline omaette ettevõtmine. Väike error oli ka enne uuetulekut mingite õppimistega ja ühesõnaga lapsevanemlus ABC kõiki tema ilude ja valudega. Nüüd me siis teeme mingisuguse suurema tiiru, tahaks täna nii-öelda kesklinna poole saada ka kõndida, aga samas tahaks Lidlist läbi käia ja maasikat võtta, mis jääb hoopis teises suunas. Nii et me jookseme Lidlist läbi ja siis suundume juba kesklinna poole. No nii, nüüd jõudsin kõndimast tagasi, ma kohe annan ja palusin, et Eero võtaks korraks kärutiiru üle või nagu oleks paar minutit siin maja ees, sellepärast, et ma ei tea, ärge ristilööge, ühesõnaga meie eesmärk siiski on saada nagu ta kuidagi pudelit võtma ka, just nimelt selle jaoks, et see mingisugune üks toitmine õhtul saaks olla Eero poolt tehtud. Praegu küll unega mingisuguseid probleeme ei ole, aga et selleks hetkeks, kui see olukord peaks tulema, ehk siis, et ei taha, et ainult minust sõltuks siis terve imetamise aeg. Nii et jah, selles mõttes me ikkagi oleme selles mõttes pudeljusku Aleksander oli tervenisti pudeli peal, mis tähendab ka seda, et ei saagi mäletada, mis tähendab ka seda, et selles suhtes meie kogemus on see, et meil on olnud väga selline 50-50 lähenemine, mis on meie jaoks väga hästi toiminud ja siin beebieas muidugi selles suhtes arusaadavalt, et mina olen nii-öelda see põhiline provider. Aga just, et see mingi üks toitmine seal õhtul saaks olla. Et Eero ühe korra on seda proovinud, ei läinud väga edukalt. Ja ma arvan, et see oli ka sellepärast, et ta oli juba stressis, ta oli juba nutnud selleks hetkeks mingisugune tund aega. Et ma nüüd proovin ise talle nii-öelda sellises chillis olekus anda. Nii et ja ma nüüd sööstsin tuppa, et ma jõuaks midagi siit välja pumbata ja panin oma tavapärase igaõhtuse meelelahutuse. Mu nagu kõik 3 nädalat kodus on möödunud kahevõitluse ja 15 küsimuse saatel. Nii et poistel on kopp jumala ees. Aga ütleme nii, et arvestades kui palju... Kahevõitlus mulle sobib veel, aga 15 küsimus. Ma ei saa aru, mida sa näed selles. Okay. Mis see nii hea on? No mulle meeldib ja arvestades, kui palju õde kuuleb igasugu toredaid fakte, siis mulle tundub, et temast saab lihtsalt üliintelligentne tšika. Nii et jep. Tema saab mobiil, me rääkisime juba, see võtab nii ilusti ja. Jah, selles mõttes ma ei tea, kas see modelli elu on kõik see lillelisem. Nii et jah, ühesõnaga ma panen nüüd sealt kahevõitluse käima ja siis
vaatame edasi. Ei pidanud lasta. Ei, aga tal on täpselt see aeg täis. No, paar ringi veel üritasin teha, aga ei õnnestunud. Oi. Vabandust, ma ei tahtnud naerda. Pihvil või nii, et tehtiks piks. Ta räigelt tõmbab õhku sisse. Ja kui ma õhtul tegin, siis olid jõhkrad kroksud tulid. Eks pisis ju. Kuigi ma arvan, et see nagu lähedus rinna poolest on lõpuks ikka see, mis ta soovib, aga no vaatame nüüd, kaua ta vastu peab nagu sellega. No ei tundu nagu talle ei meeldiks. Tupli, oledki see kaka. Ta on lihtsalt nii nälginud praegu, et talle soovib kõik. Võib-olla tõesti. Praegu, et sa nutad ka sellepärast, et sul on krooks kallis sees. Joo, emma kollis, kuhu annab, joo. Pudeli andmine oli edukas ish. Ehk siis ta võttis, ta sõi selle sealt kõik ära. Küll aga vaid 60 milli jõudsin ma seda enne pumbata, enne kui ta tuli. Ma arvasin, et ta sööb umbes 70, aga apparently siis ikkagi rohkem, sellepärast, et ta soovib edasi süüa. Et ma arvan, ma ise praegu sain ka aru, et see oli ka minu jaoks natuke siuke liiast võib-olla kliiniline protseduur ja mitte väga lähedust soosiv tegevus. Nii et isegi võib-olla, kui tal ei ole kõhtühi, siis tegemist on lihtsalt praegu sellega, et tegelikult tahaks lähedust. Nii et vaatame, proovime siis homme näiteks uuesti ja veitsa suurema koguse. Ja võib-olla mitte siis, kui ta nagu on täiesti näljast sinine. Et mingisuguses veits chillimas olekus. Aga praegu ma ütleks, et oli success. Vähemalt võttis selles mõttes. Lutiga ta ei ole kordagi nagu isegi teinud sellist nägu, et ta hakkaks võtma. Nii et juhei. Ei tea või? Ei tea. Ei tea. Mina ka ei tea. No ma ütlesin, et see on võib-olla. Mis on nõia neiu nöbinina? Yes! Sina? Mõistatused 100, palun. Hani 2 kaelaga. Muidu. Mis on hani 2? Ma ei tea. Mu su tead või? Ei tea. Okei, ma ei tea. Püksid. Oh my god. Stupid. No nii. Mina võtan palun mõistatused 200. Teeb silla üle või ilma haamri ja kirveta. Nii meil see elu siin läheb, et lihtsalt ilmuvad mulle need toidud siia, mis on super cute. Kogu aeg on köögitoimkond on hoos. Nii et niimoodi olen hoitud siuke 4 korda päevas. Oh my god. The sweet sound of nectar. Kas see on, mis see siis on? Algoda. Issa ma vaatasin, et see on Red Bull. Jedisu! No nii, ja siis on tummy time, mida ta õnneks kannatab suhteliselt hästi välja. Väike jala massaaž samal ajal. Vahel vaatab neid pilte ka,
mitte kogu aeg. Aga pigem chillib, ei ürita veel pead püsti ajada. Nii nagu meil on Aleksandrist väike pilt, kuidas tal juba 19 päevaselt minu meelest oli pea püsti. Kell on 9:15. Eero ja Chica läksid teise tuppa umbes selline 15 minutit tagasi. Umbes nii kaua läks eile minul ka aega, et ta palli peal ja kott pimedas magama saada. Nii et Eero proovib nüüd seda ise. Lihtsalt sellepärast, et ma ei jaksa teda hoida, nagu kussutada ilma kõhukotita. Aga kõhukotist ma ei saa teda pärast välja. Ehk siis praegu veel, nagu kuulda on, siis ei lähe väga edukalt. Aga jah, vaatame, kuidas see siis välja kukub. Loodame parimat. Aga see on lihtsalt tema see kella 9 error. Jookseb ajaliselt kokku selle aja, kui Aleksander läheb magama. Ehk siis Aleksander jääb iga õhtu lihtsalt nagu nutusaatel magama. Ma loodan, et tal õnnestub see natuke paremini kui minul. Kell on 10:08. Nad on nüüd üle tunni aja seal toas olnud. Päris mitu sellist perioodi on olnud, kus juba on tunne, et ta magab. Ja ma ei tea, kas Eero üritab teda siis voodisse panna, aga siis on sellised äkkärkamised ja kõvad nutusööstud. Nii et homme ikkagi proovime siis uuesti seda, et mina panen teda seal kõhukotis magama ja vaatame, kas on mingi vahe sees. Tere hommikust! Don't mind the hair, lihtsalt pole jõudnud isegi kammidega midagi sättida. Aga meie eilne õhtu siis viimane check-in oli vist 10:20. Suht kohe pärast seda Eero tuli välja ja ütles, et ta lihtsalt ei jää. Ei olnud asi selles, et üritas teda vahepeal maha panna. Ma ei tea, mis need vaikuse hetked vahepeal olid, aga ühesõnaga selles mõttes läks edukalt, et suutis ta jälle minu jaoks ära väsitada. Ma ilmaksin teda nende vuu. Jah. Ja siis umbes 10:30 ma läksin temaga voodisse, toitsin, jäin magama, öösel üks toitmine ja hommikul ärkamine, nii et selles mõttes muus osas tavapärane õhtu või öö. Vot. Aga nüüd on kell mingisugune 9 või? Okei, midagi taolist. 9:11. Ja ma söön hommikust ja vaatan Malluka vlogi ja isegi veidike päikest paistab, nii et võiks päevaga alustada. Aga ühesõnaga, selline oli meie eilne päev. Ma ei tea, väga midagi ei toimunud, meie enamuspäevad on sellised. Nii et thanks vaatamast ja tõenäoliselt näeme juba järgmisel nädalal, sellepärast et järgmise vlogi tõenäoliselt teen siis pühapäeval espäeval, sest me lähme Rakveresse, lähme maale, on emadepäev ja nii edasi. Nii et järgmise korrani. Tšau!